Jatskar 25. Jatskar 2002 jäi paljudele meelde rõõmsa tundega. See tunne tuli Richard Bona kontserdist. See oli kindlasti tore üllatus paljudele. Aga samal ajal võis vastukajasid uurides jääda ka mulje, et igalt väikeselt või suurelt kontserdilt lahkujad võisid midagi sarnast tunda ja väita. Et just nimelt see kontsert, kus nemad olid, oli üllatav ja parim. Ja ka see oli tore. Palju vahvaid lauljaid ja pillimehi, biidimeistreid ja rütmitegelasi, improviseerijaid ja folkareid, kaugelt ja lähedalt. Jatskar 2002. Toimumisaeg 17 kuni 23 aprill. 41 kontserti Tallinnas, lisaks 11 väljaspool Tallinna. Tallinnas toimuvad kontserdid 12 esinemispaigas. Esineb 40 koosseisu, 226 muusikut 14 riigist. Kuulajaid oli 12 000. Eesti Päevaleht nägi päästerõngast. Festival on kui päästerõngas, mis sulgemata kanalisatsiooniauku kukkunule kord aastas visatakse. Sellest tulenev positiivne eelhäälestus ei taha kuuldagi keskpärasest kontserdist. Sama ajaleht kirjeldab festivali tunnet. Jatskara ajal tekib Tallinnas mingi eriline kultuuriline elevus. Linn saab kerge ja ometi sisuka kultuurilise lisamõõtme, mis ulatub väärikatest kontsertisaalidest suitsustesse, klubidesse ja baaridesse. See on Tartu, Pärnu, Haapsalu, Viljandi, Paldiski, Otepää, Võru. Kas me siis juba hakkasime mis põhjusel me pidime seal hakkama tegema, hakkame rohkem väljas tegema? Jatskari vokaalitäht oli seekord pime ameeriklanna Diane Shore. Nõukogude ajal oli kaubamajas korra olnud müügil tema heliplaat, Ameerikas välja antud ja tehtud, ning sellest piisas, et teda siin pisut juba teati. Eesti Päevaleht Diane Shore'i kontserdist. Ameerika Ühendriikide saatkond tegi lauljatari Tallinna kontserti spondeerides oma maale suurema teene, kui nad ilmselt arvata oskasid. Siis oli meil üks aasta oli meil ainult ajaleht. Pori Jätsil oli ju ajaleht, siis pidi meil ka ajaleht olema ja aasta on 2002, jah? Õige. Kes siin Eesti peaks? Hõbemägi poseerib kitarriga. Issand jumal, kas see oli tõesti viimane või eelviimane aasta seal Sakalas? Diane Shore, Kimmo Pohjanen. Richard Bona. Postimehe vibe ööselt tantsushowlt. Beate Lehi hääl oli harva esinevalt soe ja sume. Oli peent flirtimist disko ja eksootikaga, oli salongilikku trummi ja bassi. Büke Wesseltoft tegi oma esinemisest enne kõike laheda tantsupeo, kirjutades õhku praktilise entsüklopeedia tänastest kruuvidest. See öölava oli ka vist päris hea, kus oli see Piidi Bell ja Wesseltoft, jah. Piidi Bell oli siis ka alles noor ja
kenakene. Ma kuulsin teda siis mõned aastad hiljem, kui ta soendas seda Jamie Cullumit seal Albert Hallis Londonis. Richard Bona, jah. Siis oli vist tegemist veel selle nii-öelda esimese plaadiga või? Ja. Teda ta oli jah seal Cannes'i laval Herbie Hancockiga, ma vaatasin, et mingi tuttav nägu, et kes see on, et ma ei tea, kas see oli ennem või pärast. Eesti Päevaleht nurises pedagoogiliselt. Jatskaar on aastatega oma kuulaja põhjalikult ära hellitanud. Külma Karla katedraali uste vahelt sisse marssides ollakse harjunud mõttega garanteeritud elamusest, kindlast katarsisest. No, mida võis Eesti kuulaja oodata ühe Aafrika mehe etteastest Jatskaarel? Neile tundmatu laulja ja bassimees, kelle muusikat siinsed raadiod ei mänginud ja kes varem ei olnud Eestis esinenud. Aga paljud, mitte päris kõik, aga vähemalt saali täis ja natukene rohkemgi marssis vapralt Karla katedraali uste vahelt sisse, istusid maha ja nad jäid ootama. Juba siis, kui saalis olid esimesed istekohad juba täituma hakanud, loovutas artist mõned sõnad 2 raadiomehele, et need sõnad saaks eetrisse toimetatud. See oli siis enne kontserti. Hi, Richard Bona here. I'm from Cameroon and I'm so happy being in Estonia here in Tallinn. And I brought a magnific band, a sextet with Danny Saranik on percussion, Aaron Hike on saxophone, Etienne Sadwick on keyboard, Cheryl Bailey on guitar, and Nathaniel Townsley on drums. We have a lot of music here tonight and it's gonna be hot. Richard Bona tutvustab ennast ja oma bändi. Ta mainib, et on pärit Kamerunist ja tal on väga hea sekstett, kellega koos ta kavatseb vägeva ja kuuma kontserti mängida. Bona kuulutab, et ta tahab oma muusikaga puudutada inimesi. I want my music to touch people, wherever those people are or where are they from, I just want to touch them. I want to communicate with these people. That's the reason why I'm trying to have that into my music. The communication with the people, sharing something, even when we don't speak the same language. Tähtis on suhtlus kuulajatega. Bonale on see nii põhjus kui eesmärk, muusika siht. Isegi kui ta räägib publikuga samas keeles, on see muusika Bona jaoks suhtlus ja millegi jagamine. Ja kui kontsert lõpuks algas ja vältas, selgus, et tegemist on ülisuurepärase muusiku ja ühe ütlemata toreda kontserdiga. Bona lasi sõrmedel nobedalt välkuda oma iidoli Jaco Pastoriuse tehtud loos Liberty City. Õiges kohas publik plaksutas ja Bona lehvitas neile. See oli tore. Estonia. Woo! It's beautiful. Äkki laulaksime midagi ka koos? Mambo. Mambo. Let's go. Estonia. Mambo, wake up, please. Look at that. Mambo, one beep diddy count bim to the. Yeah, the mana in. Beat la do do, we la do. Beat la do. Volume up.
you. Mama, mama, mama. Ooh. Now only women. One more time. Women. Now women over 40. See oli vana nali, mida kasutas juba Harry Belafonte, et nüüd laulavad kõik kaunid naised ning saal laulab häälekalt. Aga kui palutakse laulda vanematel naistel kui 40, siis ei tule häält. Aga mõned võluvad naeratused ja paar sooja sõna lavalt sulatab iga hinge. Women over 40, please sing. I know you out there. La 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 do. Thank you. La 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 do. They're like, Mambo. Let me hear the men. Only the men now. Thank you. One more time, man. Mambo, 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 oh, mambo. Come on. Woo! Come on, macho man. Everybody, get it to mambo. Thank you. Wow, Estonia. Thank you. Thank you very much. Kuulates on Sakala keskuse saalis valitsenud meeleolu võimalik üksnes aimata, aga mitte ise päriselt tunda. Aga see ei olnud veel kõik. Richard Bonal oli veel midagi varuks, mida varrukast saali puistata. Estonia. Like, no. 10 more? 10, 2. I went to the restaurant today. Wow. And they put this Estonian music. Beautiful. You don't see it, right? Voona oli seal Kuldse Notsu kohvikus kuulnud Mati Nuudet, kus ta söömas käis, restoranis, vabandust. See on, mis läheb sealt nii-öelda Raekoja platsilt üles siida Peterburi hotelli juurde, kus oli eesitall, mis nimetati siis vist ümber selleks Notsuks või. Siis juba eeslitall oli nagu... Wow. Estonia. Thank you. I'm the best Estonian singer in America. Number 1. Outside of Estonia, I'm the best. Thank you. Thank you. Päevalehti möirgas ja plaksutas kaasa. Publik kuulas Richard Bonat vastavalt olukorrale hiirvaikselt, möirgas naerda ja plaksutada. Kui armuaeg otsa sai, valgus partei kongressideks planeeritud saalist välja maailma rahulolevaim rahvamass.
Feeling so bad, I wish you make the music dreamy and sad. Rigmor Gustavson siin suurt tähelepanu ei äratanud, aga siis oli, kui ta oli seal kontsertisaalis, siis oli küll nagu, see oli juba jõulujätsid, see oli täis maja Bacharackiga ja väga ilus plaat, oli tõesti väga ilus. Hi, I'm Rigmor Gustavson, a vocalist, jazz vocalist from Sweden. And I'm here in Tallinn to play with my own quintet. And we are Rigmor Gustavson Quintet. Rigmor Gustavson tutvustab ennast kui džässvokalisti Rootsist. Ta on Jätskarele enda nimelise kvintetiga. Suurem osa lauludest on Rigmori enda kirjutatud. And we're playing mostly my own compositions and some older jazz standards, but in a new way, I would say. It's my own arrangement and it's a little bit more modern music. Lisaks enda lugudele mõned igihaljad džässilood, kuid niisuguses seades, et Rigmor nimetab seda pigem tänapäevaseks muusikaks. Millest koosneb tema arvates üks hea laul? A good song? Well, it's probably the combination of a very good melody together with nice harmonies, nice chords and a swinging groove, I would say. Or maybe when it comes to the ballads, I like, of course, good melodies, but also very good lyrics, of course. The words is, of course, very important to me since I'm a vocalist. Väikese üllatuse tabas kõrve Rigmor Gustavsoni hääles, kui küsimus pani teda mõtlema hea laulu koostis osadele. Esimesena nimetab ta väga head meloodiat, seejärel harmooniat ja alles seejärel svingivat gruuvi. Aga siis, kui tegemist on ballaadiga, siis on lisaks meloodiale väga olulised ka head sõnad. Ja kuidas saakski laulja ilma sõnadeta hakkama, resümeerib Rigmor Gustavson. Aga et ta teeb ise laule, siis on ju paslik küsida, mida on tema enda lugude juures erilist või tähelepanuväärset. Hard to say. I'm an instrumentalist from the start. I started to play the guitar. So I compose the melody together with the harmonies. It comes together. And most of the time I ask somebody else to write the lyrics actually, because I'm very critical about my own lyrics. So it's hard to say what is the most important, but the music comes to me first, I can say. Kuna Rigmor tuli muusikasse kitarrimängu kaudu, siis andvad see tunda ka tema laulu loomingus. Ta komponeerib meloodia ja harmoonia koos, sõnade kirjutamise jätab aga tavaliselt kellegi teise hooleks. Seega on tema lauludes muusika alati eespool sõnadest. This is about it, I'm an expert, I can tell. A good sign of a bad it is that it doesn't start too well. It could be that the things I grab just slip and fall and break, and then things turn worse and worse with every step I take. I need something to comfort me, a purse thick as a brick. I need a long vacation, inspiration and a kick. I have a plan, the sort of plan I thought and came to this. I start up with a bright idea. Ma arvan, et see oli üks nagu menukas kontsert, see Trilog Kurtu. Me nägime, kuulsime tollel festivalil ära sellise suurepärase ja mitmekülgse perkussionisti nagu Trilog Kurtu. Väikse koosseisuga, Sakala suure saali lava ja mitte kõigile päriselt ei meeldinud ka muusikalähedastele inimestele see, mis nad kuulsid. Ma mäletan ühte kommentaari kuulajalt, kes tuli saalist välja ja ütles, et selle koha peal, kui vana võttis selle taldriku ja selle veeämbrisse pistis, võt selle koha peal sai temal küll küllalt. No, et ei olnud nagu tõsine muusika Eestis või nii. Minule küll meeldis, minust oli väga huvitav. Kaasa arvatud trummitaldriku veeämbrisse pistis. Kas see on džäss, Postimees? Trilog Kurtu esinemine oli Jätskarel taas kord säärane, mis võis traditsioonilise džässi austaja imestama panna. Kas see on džäss? Ja vast ka rõõmuga avastama, jah, ka see, või isegi, jah, just see. My name is Trilog Kurtu, and you're going to hear some modern Indian music with my friends Jerry Lipkins and vocalist Sabine Kapongo.
Trilo Kurtu tõotab kuulajatele tänapäevast India muusikat. See on lausutud enne kontserti. Ta mängib koos Jerry Lipkinsi ja laulja Sabine Kabongoga. Trilok on oma India päritolu üle väga uhke ja musitseerimisega tahab ta kõigile näidata, et India muusik on avaram ja universaalsem, kui inimesed arvavad. To show the wideness of India and the greatness of India, you know, how Indian music I did something with Africa also, and to show the people Indian music is very wide than only what they think is. Muusika on Trilo Kurtule püha. Music is something very spiritual, very divine, I think so, for me. So it's very difficult to describe it in words, you know. You cannot describe music. It's like asking priest to describe God. He can't describe God. He can tell you only it's like this, it's like this, it's like that. Muusika on väga jumalik ja vaimne. Vähemalt temale on, ütleb Trilo Kurtu. Seepärast on muusikat sõnadega väga keeruline edasi anda. Muusika kirjeldamine oleks sama, mis paluda preestril kirjeldada Jumalat. See ei ole võimalik. Tere, minu nimi on Kristjan Randalu. Ma mängin klaverit, kirjutan muusikat, improviseerin muusikat. Tänasel õhtul Vanalinna stuudios esinen ma koos Uwe Lange, Karsten Netsi ja koos Siiri Sisaskiga. Raadioülekande tarvis, ehk siis näoga oma kuulajate poole pöördudes, selgitas Kristjan Randalu oma suhet klassikalise muusika ja džässiga, improvisatsiooni ja komponeerimisega. Ma ei läheneks üldse sellele niimoodi, et jaotaks muusika kohe algusest peale nagu 2 kategooriasse, aga kuna hetkel üleüldiselt maailmas ja plaadipoes ja muusikaülikoolides on seis nii, et need 2 muusikat käivad nagu eri kategooriates, siis pole midagi parata, aga minule endale muidugi hetkel südame lähedasem ja tähtsam on nii-öelda oma muusika, mis on siis rohkem seotud kindlasti ka džässi poolega, kuigi ma ei saaks seda ilma klassikata teha. Selle tõttu minu klaverimäng ja kuidas ma muusikale lähenen, ma ei näe seal nüüd ka väga palju ühist, ütleme mingi džässklubi muusikaga ja sama vähe on seal ühist, ütleme, kui ma võtan mingi näidisena lihtsalt klassikalise klaveri eksami kuskil koolis. Nii et kuskil vahepeal see liigub ja ma arvan, põhiline on lihtsalt, et mul endal on huvitav ja ka kuulajal on huvitav. Klassikalise muusika ja improvisatsiooni vahekord on ju tegelikult varem kogu aeg olemas olnud, see on lihtsalt niimoodi nüüd alates romantikast niimoodi arenenud, et improvisatsioon on aina rohkem kadunud, kuna see virtuoosi muusiku ja elukutse nii-öelda ei ole enam seda riski ja kvaliteedi võimalikku kadumist nagu enam lubanud. Aga algusest peale, ma arvan, isegi suured virtuoosid varem, nad olid ju ise nagu improvisaatorid ja ka mängijad, nii et mitte, et nüüd panna kõike seda džässmuusikat ja kõik improvisatsiooni kohe nendega samasse kategooriasse või ritta, aga ma arvan, et need ei olegi nii erinevad asjad, kui arvatakse olevat. Sa oled nii noor, et võib vabalt öelda, et suurem osa sinu muusikuteest on kindlasti alles ees. Julged tunnistada, kuhu sa soovid välja jõuda? Ma soovin sinna välja jõuda, et ma ikka sellega tegelen, mis mulle endale huvi pakub ja mis mind ennast edasi viib ja ma loodan, et selleks nagu piisavalt võimalusi jätkub tulevikus. Valter Oegar on vist küll käinud kõigil džässkaartel, kuhu tema päevinenud jalatada kandnud on. Mikrofon püüdis vanahärra kinni Sakala keskuse väikese saali uksel, kus just oli lõppenud Kimmo Pohjase kontsert. Mina läksin saali pärast seda meie Estonian Dream Big Bandi kuulamist ja mõtlesin, et vana inimene väsinud ka juba ja et ma kuulan paar lugu. Ja see üks lugu oli täpselt tund aega ja oli nii huvitav, et ei saanud püsti tõusta ja ära minna. Ma ei ole muide selles väikeses saalis näinud kunagi nii palju rahvast. Inimesed istusid põrandal maas ja seisid seinte ääres ja tõesti see oli ääretult põnev. Ma ütleks, midagi seni kuulmatut. Ta nagu kogu aeg viis ühelt lainelt teisele
ühelt meeleolult teisele viskumine. Muidugi oluline on ka see, teda ennast näha, kuidas ta seda teeb, sest vahepeal olid need kramplikud peapöörded ja niisugune kohati midagi skisofreenilist ja kohati midagi väga kaeblikku ja halamist ja see oli, ma ütleks isegi mini-ooper või midagi taolist. Tund aega on ju suur hulk muusika. Ma ei lähe alati üllatusi otsima, aga teinekord on päris hea, kui miski asi üllatab. Akordion üllatas Õhtulehte. Kes võinuks uskuda, et akordion võib olla tapvalt seksikas, kes Kimmo Pohjoneni ei kuulnud, kahetseb elu lõpuni. Kimmo Pohjonen ja Samuli kosmine. Kimmo Pohjonen on kahtlemata üks ägedamaid akordionimängijad, keda praegusaegne maailm teab. Ja sellega seoses oli hiljem pärast festivali omamoodi huvitav kuulda mõnegi nimeka Eesti akordionisti arvamust selle kohta, et see, mida Pohjonen teeb, see ei ole akordionimäng. Ja põhjendus oli nagu enamasti selles, et seal on liiga palju seda elektroonikat ja mingit veidust. Mulle see kommentaar jäi meelde. Minu meelest oli see imelik kommentaar. Ma oleks tahtnud selle sama akordionisti käest küsida, et kui põhjus on ainult elektris, siis kas see, kui tema mängib koos, ütleme mõne Eesti kitaristiga, kes kasutab palju elektrit, kas see siis on kitarrimäng või on see kitarrimäng ainult siis, kui elekter tagant ära võtta. Ütles, et see oli üks mitte kõige selgem arutelu ja küsimärk jäi mulle siiamaani kuhugi nagu pendeldama. Siin oli see, et ta juhatas meie Big Bandi ja Ray Anderson ja ta oli nagu nii kõhna ja ta naine oli seal Münchenis haiglas ja ta oli, ma ei tea, peaaegu et suremas või mis seal oli. No tuli ja tegi ja päris keeruline kava oli, aga igatahes oli see väljakutse meile. Estonian Dream Big Band mängis vastutusrikka kontserdi. Sellest esinemisest tehti ka rahvusvaheline ülekanne EBU riikidesse. Dirigendi rollis ehk siis liidrina bändi ees oli seekord Ray Anderson ja tema mängis ka tromboonisoolosid. Juhi kõrval oli solistina ka kauaaegne tema bändikaaslane Liu Solov. Muidugi oli Estonian Dream Big Bandi etteastel esimesena kohal Valter Ojakäär. Ja muidugi jagas Valter Ojakäär ka vahetuid kontserdijärgseid muljeid. See oli, võib ütelda, raske muusika, aga väga toredalt võeti vastu ja ma vaatasin, seal oli ka juba eakamaid inimesi ja paistab, et koos orkestriga on kasvanud ka meie kuulaja. Mul on hirmus hea meel seda tõdeda, et orkester on tugevasti kasvanud. Kõigepealt ma kuulsin mitut head trompetisolisti soolodega. Ma kuulsin väga ilusat soolot, Ain Agan alati mängib ilusti, väga omapärane soolo oli ühes palas. Ma ei näinud selja tagant, ma arvan, et tegemist oli klaveri taga Margus Kappeliga. No ja teda tunneb ju ka selja tagant ära mängust igal juhul. Väga toredad soolod. Oli näha kohe, kuidas nii hästi Ray Anderson kui Lou Solov jälgisid tema mängu niisuguse kohe seesmise põlemise ja mõnuga. Ja Raivo Taafenau muidugi sai sooloruumi, siis oli seal kõik saksofonistid said natuke mängida. Ja väga ilusa pika soolo bassklarnetil see Meelis Vind, mees, kes on jälle täiesti omaette kuju meie džassis. Nii et orkestril on ühest küljest ansamblimäng läinud suurepäraseks ja teisest küljest üha rohkem soliste paistab silma. Eesti muusikuid oli ka sellel jätskarvel palju ning vähemalt ühel neist on tookordne kontsert praegu meeles erakordsena. Raivo Taafenau mängis Estonia kontserdisaalis oma Bossa projektiga. Miski seal oli niisugust, mis teda põhjalikult üllatas. See oli ka jätskaarel 2002. Minu muusikukarjääri jooksul võib-olla see oli esimene Estonia kontserdisaali välja müüdud saal, mis oli peale kontserti püsti. Mul meenub see emotsioon, mis sealt tuli ja see oli nagu siis Sergio Pastos, ta elas veel Soomes. See oli Brasiilia hõnguline asi ja sellega mul ei olnud mingisugust plaane. Me mõtlesime, et me teeme selle jätskara kontsert ära, võib-olla veel mõne, aga see osutus äärmiselt
elujõuliseks, on siiamaani elus. Järjepidevuslikult mõeldes on see kõige tõhusam olnud. Selles mõttes me muusikud peame aeg-ajalt ju mõtlema ka mitte ainult selle emotsiooni ja selle muusika peale, aga me peame aeg-ajalt mõtlema ka raha teenimisele, midagi teha ei ole. Need asjad peavad omavahel olema korrelatsioonis, see kõik see emotsioon, see hea muusika ja siis materiaalne olukord ka, et kahjuks või õnneks on mul selle Pastuse bändiga olnud siis nendega mõlemad pooled, et me oleme saanud korralikult tööd teha, majanduslikus mõttes ja ka korraliku emotsionaalse laksu, samas mitte läinud seda odava kommertsiteed. Ja see oli Jätskaar ja midagi teha ei ole. Jätskaar tõi selle Estonia kontserdisaali puupüsti täis, isegi rõdud olid välja müüdud. See oli meie soolokontsert ja seda püstist saali ma ei mäleta tõesti oma elus. Nüüd edaspidi on olnud, aga peale seda on olnud, aga kuni siia maani. Ja siis, kui Tiit Kusnets kinnitab oma prillid kindlamalt nina juurele ja silma hoolikalt eritades ja vaimu pingutades hoolikalt uurib festivali programmi, näeb ta hoopis selgemalt, näeb ühte pilti. Sellel suuremal pildil on rea sagarad Eesti muusikud, kes nagu igal Jätskaare toimumise aastal on selleks puhuks võtnud ridamisi ette tegusid. Selliseid samme, tegusid ja helisid, mida oleks õiglane märgata. Sest iga üks neist on teinud sammu edasi ja üles. Nii, aga siis, kui vaadata neid pikki kavu erinevatest kantest, me näeme sama 2002. aasta kavas seda, et Toomas Rull on oma ansambliga Rolls-Royce tulnud välja oma uue plaadikavaga ja seda esitanud. Ja selline noormees nagu Jürma Eespere mängib klahve vähemasti 3 erinevas koosseisus tollel festivalil. Ja neid noori eestlasi, nagu eelgi pool sai öeldud, neid hakkab järjest tulema iga aastal. Ja minu arvates, praegu me oleme siin aastas 2002, nüüd 2014, ma arvan, et on juba ammu on järgmine põlvkond peal, teeb häält ja nõuab tähelepanu ja õigusega tihti peale. Üldse tore on see, et see Jätskaar on nii mitmekesine ja elab ja nagu öeldakse, õitseb kevadel. SL Õhtuleht lõppenud Jätskaarest. Jätskaar venitas piire 13-aastase teismelise hulljulgusega, unustamata siiski ka klassikalist džassi. Aasta 2002. Kuulsite 13. saadet sarjast Jätskaar 25.